Minu nimi on Carolin. Olen prille kandnud juba põhikoolist saati. Olin 12, kui mul diagnoositi esimest korda, et ma ei näe nii hästi, kui ma peaksin. Siis oli -0,75. Nüüd see on juba jõudnud 4 peale ja viimase 2 aasta jooksul on see jäänud paika. Väga ebamugav minu jaoks on käia pesemas, et mul on väga pikad juuksed, mul satub väga tihti seep silma ja väga tihti ma kaotan läätsed ära duši alla, et sellega kaotan päris kõvasti raha. Selleks, et silmaopi teha, on vaja, et nägemine oleks stabiilne mingi periood. Et mul on viimase paari aasta jooksul alles jäänud ta stabiilseks. Et tegelikult ma uurisin ka KSA silmakeskusest, mis tingimustel sinna tulla saaks. Tookord jäi pakkumine või tehing siis selle taha, et pidi kandma pikalt prille, pidi operatsiooni taastumisaeg on üsna pikk või see on individuaalne, aga tookord mul seda aega ei olnud kahjuks. Ja hind oli päris priske. Nagu eestlasele kohane, tundus algul pakkumine liiga hea, et olla tõsi, et hind on ikkagi pea 2 korda väiksem kui Eesti kliinikutes. Lisaks sellele saad nii-öelda tasuta reisi bussiga sinna, ööbimine hotellis, et olgugi, et see silmaoperatsioon on natukene hirmuäratav, siis sa saad mingi hea kogemuse sellest, et tundub nagu väike puhkus. Silmad on väga delikaatne osa. Silmaoperatsioonid on läinud aga aina populaarsemaks ja kartus ka selle osas on kadunud. Ikka tuttavate ja sõbrannade kaudu, et on mul inimesi, kes on käinud ise tegemas, ütlevad ainult positiivseid kommentaare ja et elu on nii hea, saab ärgata ilma prillideta ja läätsedeta ja saab elu nautida nagu nägija. Ma sain oma hirmudest lahti, kui minu ringkonnas oli lähedasi inimesi, kes olid taolise operatsiooni ise läbi teinud ja seega minu hirmud jäid selja taha. Ma kujutan ette, et minu reis Riiga näeb välja selline, et kõigepealt lähen vaba südamega, hirmust vaba. Kõik on ju selles mõttes paketis sees, bussisõit, hotellis ööbimine. Eks see operatsioon ole natukene hirmuäratav minu jaoks, aga mul on kaaslane olemas, kes mind aitab, kes mind käe kõrval veab, kes loeb siis mulle telefonist SMS ette, kui ma ise seda teha ei saa, et peaasi, kui tööasjad soiku ja et nii ongi. Minu kõige suurem ootus pärast operatsiooni on see, et ma saan hommikul ärgata ja näha nagu tavaline inimene, nagu kõike selgelt, kõike puhtalt. Ja teine asi, mis võib küll tunduda väga naljakas, on see, et ma saan minna veekeskusesse ja sealt lasta liumest alla ja otse basseini ja ma ei pea kartma seda, et mul on mõlemad läätsed silmast kadunud. Sellest kogemusest ma siis kavatsen teha ka videojäädvustuse, et jagada seda kõigi teiega, kui teie seas on inimesi, kes kahtlevad, kes mõtlevad, kas teha operatsiooni või mitte, siis ma usun, et esimene asi, mis teil peaks silma jääma, on selle hind. Et kui edasi jääb juba kartuse taha, siis hetkel ma ei oska 100% öelda, kuidas see kogemus tuleb minu jaoks, aga ma jäädvustan kõike, nii et kõik on aus ja ilma mullita, et teie saaksite ka siis julgust juurde ja ikkagi operatsioonile ja nägijaks ja kõik koos veekeskusesse.